Mul on tunne, et varsti iga video algab juba niimoodi, et mina basseini ääres. Aga kuna meil ei ole väga pikalt enam aega siin tilu lilutada, sest et me hakkame juba 16. hommikul hakkame tagasi tulema ka hästi vara, nii et põhimõtteliselt meil ongi ainult homme ja täna, homme ja ülehomme nagu täispäevad. Ja ma tunnen, et ma ei ole veel piisavalt päikest saanud, siis ma tahan lihtsalt basseini ääres lamada ja mitte midagi teha. 18. on minu juures mu sõpradega väike jõuludinner. Ma tegelikult peaks seda nagu planeerima, et mis ma süüa teen. Kui teil on häid ideid, mida teie, kes jõuludinnereid teete, mida teie süüa teete, no seapraad ja sellised asjad on nagu casual. Aga võib-olla mingi huvitav suupiste või midagi, siis andke mulle teada kommentaarides, mida teie tahaksite jõululaual näha. Ma mõtlesin, ma peaks mingi menüükese kokku panema. Ja tegelikult mul on see asi, et mul ei ole nagu kõigile lastele jõulukinke. Aga ma ei tea, nagu neil ei ole otseselt midagi vist vaja. Ma peaks küsima nende käest, et mida nad tahaksid jõuludeks. Kui üldiselt mul on siuke tunne, et nagu aasta lõpuni on ilusti settled, et ei ole nagu väga kohutavalt palju tööd. Ja praegu ongi lihtsalt mõnus puhata ja chillida. Eilsest jäi hästi palju küsimusi ka veel järgi, et võib-olla õhtul vastame veel neile, sest et seal oli jube palju küsimusi. Ja täna pidime veel võib-olla mingisse templisse minema. Paavst nüüd ükskord ära õnnistaks. Või noh, ma ei usu, et see paavst on keegi püha person. Aga ma ei tea, Märten läks praegu massaaži. Ta ikka väga naudib neid 15 euroseid massaaži. Aga ma ei viitsi minna. Ma ikkagi I'm working on my tan, Stewie. Tee vesi aeroobikat. Oi, unustasin filmides. No? Kümme punkti. Me lähme nüüd sööma. Väike dinner time. Lõpuks ometi, kell on 5 õhtul. Ma ütlen ausalt, ainuke asi, mida me täna tegime. Ja mina terve päeva ainult võtsin päikest, Märten käis vahepeal massaažis. Ujusin, võtsin päikest, relaxisin. Ja nii oli. Well, hello gorgeous. Let's go. Hop on. I take you on a trip. Väga mõnus on. See on siis põhiliselt basic põhipleis meie hotelli ümber. Selle nimi on Doctor's House. Ja siin müüakse igasuguseid riideid, vahvleid, sööki. Tegelikult päris äge. Mõtlesin, et lähed Jaanasse, aga võib-olla lähed hoopis siia üles. The upstairs. Märten võtab raha välja. Ja ma just praegu panin tähele, et tegelikult siin on väga mõnus väike rannaribak. Inimesed võtavad päikest siin. Nii nunnu. Täna on siin mingi laadakene väljapanek vist, jah? Et kui see tavaliselt on selline peopaik, kus ümberkaudsed inimesed kõik kokku tulevad, siis täna on siia nagu mingi turg tehtud, ma vaatan. Ja meie muidugi tulime sööma tegelikult. Ja siuke väike üllatus siin, nii et vaatame, mis nad siin üldse müüvad. Tegelikult see vist käibki niimoodi. Ja nagu ussi käe võrru. See on ilus ju. On, väga ilus. Või on äkki mingi muu, siis on lainega. See ei ole nii ussikas. Nagu ilusam. Jah, see on äge, jah. On äge. Ja see on vask ja siis üle kullatud. Jah. See on ka ilus, jah. Okay, I'll take these two. Okay. How much? Palju on nüüd juba järgmises lõksus, vaatab. Kuule, kui ma juba siin... Jaa.
miks mitte osta väikseid ehtekesi? Muidugi. Ma tahaks siia sõrma, et see on suur mulle, mul on pisikest. Nii ilus kuukivi, aga natuke suur mulle. Ilusad on küll, ma ütlen ausalt. Samas vaata, see sobis mulle. Jaa, sobiks jah. How much is this? White is one. Sorry? White is one. Igatahes see oli küll praegu äge, et me niimoodi sellisele ühtlusele siin sattusime. Absoluutselt. Ja vaadake nüüd, kui palju ilusaid sõrmuseid mul on. Väga ilusad. Amazing. Ja vaata, siin on nüüd ilusad bikiinega täpselt sellised, nagu mul oleks vaja. On ilusad jah, 5000 maksavad, 4900. Mulle sobiksid siuksed punased. Sobiks väga hästi. Jah, võtame nüüd siis. Handmade on ka need, jah. No, super. Aga arve, et see suurus klapib või? Ma näen ju, et klapib, siin on nöörid igal pool. Hi. Hi. Okay. Once again. Vaata, südrukud söövad. Do you print those here? Yeah. Yeah, okay. You have your own print shop? No, I don't print. It's like my auntie prints. This is Ah. my brand name. Girls Eating Watermelon. Okei. Hair, jumala, 10 000, väga mõnus materjal ka. Väga ägedad jah. Tead, ma pean ütlema, mul väga meeldib see materjal. Ma ei tea, kas Eestis, kui seda katsud, kas oleks nagu nii mõnus või see on lihtsalt selle kliima teema. Hoonesid tegelikult. Aga nurga taga teate, mis siin paistab? Õhtul hakkab siin bänd ka mängima, sest ma vaatan, et siin on neil tegelikult lavasett. Siia tulevad esinejad. Nii et nii. On. Jälle mul on kokteiilimenüü käes. Just Facebookis keegi oli teinud mingi teema, et mollukas on iga päev tohmas. See ei ole ju. Ma ei tean, et ma ei ole, aga siin ma olen jälle oma kokteilimenüüga. Kell on meil praegu 5:14. Ja me tulime siia enda põhikohta, kus me käisime siis, kui M4T-ga ka esimest korda sööma läksime. Dianast. Siin on jube head toidud. See on väga head toidud. Ja tegelikult see vaade on ka äge, no siin on tegelikult niimoodi on kohe rand. Jah, saab ujumas käia, kui tahad vahepeal. Mul on nüüd ju uued bikiinid täitsa olemas, kes mind keelata saaks. Tõesti. Oi, siin on väga hea Devil Chicken, jah. Ma ütlen omalt poolt, et täna on väga mõnus päev tegelikult olnud ja kus juures üks asi, mis me peame hakkamagi, me ei ole seda veel ära tabanud, ongi selline mingi kella 5 aeg, siis sa lähed liigutama ja välja ja siis päik hakkab loojuma vaikselt, enam ei ole nii palav, kohvikud hästi peaks lahti, need väiksed tulukesed on hakanud põlema, eks ole, et see on siuke hästi mõnus, cozy, väga cozy vibe. Jah, ja nüüd me oleme õnneks seal hotellist on see mingi ja 3 minutit kõndida, et siis ei ole hullu ka, kui vahepeal pimedaks läheb, et kaugemalt selle rolleriga tulla on natuke paha. Meil oli just fotograaf aitas meid. Thank you. Ja ta tegi meist palju pilti. Vaata, kuidas me istume. Oi, vaatame teineteist. Ta tegi... Vau. Tõesti. Siis me saime oma kokonati kätte. Ja vaat see on üks kõige paremaid jooke siin endiselt. Kokonat on külm või? Ei. Soe. No siis ma tegin parema. Kas me võtame siis seafood platteriga? Jaa, võtame jah. Sealt jagub ilusti. Mind natukene painab ka grilled crab. Aga seafood platteris on ka see, ei ole või? Minu arust oli seal eelmine kord. Oli vist jah. Seal vist ongi kõik koos, mis sa jah, aga samas ma tahaks, et sa võtaks grilled chicken.
Sa võtad hoopis krabi siis? Ma ei tea. Tavai, ma võin selle devil chickenit ka võtta, siis me oleme sellest rääkinud, siis sööme seda, see on hea. Aga me võime ju... Ei, ma võtan hea meelega devil chickeni ka. Malju arvas, et see maitsib nagu pannkoogi taigen. Minu meelest nagu oleks munavalgega klopitud. Pannkoogis ongi klopitud muna. Aga hea asi on see. Nagu jäätise kokteil. Jah. Nende kokteilidega ei lähe neid väga hästi vist, jah? See on nagu hästi magus. Ja ma armastan maguseid jooke, aga see on nagu liiga umas suhku siirud. Aga pole hullu. Küll ma ta ära joon. Me saime siukse fotofoodi osaliseks, see naine ei loobunud. Ta tuli tagasi. Ta tuli tagasi ja tegi meist veel pilte ja video ka. Nii et äge. Äge. Vot see näeb mega hea välja. Äge. Ega see ka all peale. Thank you. Ja, see on super. No näed. Thank you. Ma armastan krabi. Oi. Mega. I love it. Meil on nüüd 3. kord kolida, sellepärast et vihma hakkas sadama. Nii et proovime kõik kohad ära, mis siin on. Jah. Et te nüüd mind parmuks ei peaks, siis ma näitan, kui palju on siin kokteili alles, kui me lahkume. Põleb on ja aga vihm hakkas sadama, inimesed on kõik plehku pand, meie istume rolleri selga koju. Jah, sinu pealt ei ole näha, et vihma sajaks, aga keegi just tegi nalja eile, et kohe, kui meie rolleri peale lähme, siis hakkab vihma sadama. Aga nüüd on taumik kohe märk ka, nii et... Pole hullu. Ei ole. Ops. Vihma sajab. Õues on välk ja pauk. Aga nagu näha, siis see on väga-väga kaugel. Ma sekundeid ei lugenud praegu, aga jumal tänatud, et saime päeva ilusti ära päevitatud ja nüüd õhtul jälle väike vihm. Aga noh, ju see käib asja juurde siin. Noh, kallikene. Ma mõtlesin ikka lastele jõulukinke. Et mis jõuluvanale saate edasi nimekiri või? Jah, keegi vastu mulle ka. Jah. Siuke väsimus on tegelikult peal, et ebareaalne. Ja me ei tohi veel magama jääda. Veel ei tohi, jah? Mis sul siin on? Arvake ära, mis me teeme. Järjekordselt sööme. Meie viimane emane. See on üksikud tükid oli seda Kalevi šokolaadi sees. See on juustu ja saia. Ja õues aina müristab. Praegu ei mürista enam. Või välku lööb. Lööb. Ja, pidevalt. Aga päris väsimus. Tegelikult ma ütlen ausalt, unega võitlemine käib mul siin. Noh, 2 tundi pead veel vastu pidama. Jah. Siis võid magada. Teeme midagi vahvat ka veel või? Praegu ei viitsi. Your loss, people. Your loss. No mis sa luksud kallike? Mida jääb sai luksuma? Pohesikene. See ei takista mind. Seda edasi. Aga nüüd on juba sai kurgus kinni ja pead vett peale panema, muidu hakkab valutama. Keegi kirjutas, et millal Lege podcast tuleb tagasi. Nii. Tere rahvas, pole ammu näinud, mina olen Tomas Legrand ja see siin on Lege podcast ja täna on mul külas ei keegi muu kui Malju Marianne Treimann Legrand, kes on siis 17. kohal Eesti kõige mõjukamatest
isikutest siis see aasta. Ja kuidas kommenteerite? Väga mõnus on. On ju mõnus? Au, mul on au. Ole hea, nagu see on üks küsimus, mille peale kindlasti keegi varem pole mõelnud, on ju. Mis tunne on? Pole mõelnud küsida su käest seda tunne, aga mis tunne on olla naine selles maailmas siin tänapäeval? Hea. Aitäh selle eest. Järgmine küsimus. Kui sa saaksid valida, mis oleks esimene asi, mis sul esimesena pähe hüppab, mida sa Eesti ühiskonnas muudaksid? Ma sain hiljaaegu teada, et ma olen kommunist, nii et ma muudaks meid kõiki kommunistideks. Tõesti, meil oli siuke vestlus Werneriga koos ja tuli välja, et Malju tõesti on kommunist. Mitte see paha kommunist, vaid see... Mitte venemeelne. Mitte venemeelne. Ma arvan, et me võiksime kõik jagada kõik asjad võrdselt ära. Tähendab, et mitte nagu, see ei pea olema 100% võrdne, et nagu sa võid olla jõukam kui teised, aga et niimoodi, et kõikidel peavad olema nagu base needs kaetud. Neil peab olema elukoht, neil peab olema elamisväärne elu ja siis sul võib olla natuke üle. See oli Nõukogude Liidus ka põhimõtteliselt nii. Aga miks see siis ei meeldinud kellelegi? Ja tegelikult paljudele meeldis, inimesed paistid väidetavalt olevat rõõmsamad olnud, aga ma arvan ikkagi see ikka mingisugune hirmu valitsus oli, sest valitsuse kohta sa ei tohtinud kunagi midagi öelda. See osa, seda ma ei taha. Ja seda lihtsalt, et inimesed oleks hästi, et basic needs oleks kaetud. Kõigil oleks hästi. Kõik saaksid minna oma lastega sööma ja Sky Parki hüppama, kodus oleks šokolaadi inimestel. Et oleks üldse kodu inimestel. Et oleks kodu inimestel üldse. See on aus, jah. Põhimõtteliselt ongi kõik. Aitäh teile. Aitäh kutsumast. Jah, see oli alles see oli alles intervjuu. Inimesed said teada, et ma olen kommunist. Aga samas, kui nagu tõsisel teemadel natukene veel edasi jätkata, kommunism ongi väga tõsine asi. Ma tean, et see on tõsine. Ma tahaks ikast positiivset kommunismi. Jah. Postkommi. Üks asi on huvitav, et täissuuga räägid alati. Ei. Kas su ema ei ütelnud sul kunagi, et täissuuga räägita? Muidugi ütles. Ütles, aga sul nüüd nagu see, et... Põhimõtte pärast. Kusjuures, kas te teadsite, et miks öeldakse üldse, et täissuuga rääkida ei tohi, sest kui sa sööd ja räägid, siis söömise ajal on hingetoru muidu kinni, seal on mingi klapp ees. Aga nii kui sa rääkima hakkad ka, see klapp avaneb ja siis võib toit kurku minna. See on selle pärast tegelikult. Mul ei lähe. Oot. Jah. Sellised lood siinpool sood. Tšau siis. Näeme juba homme. Homme tuleb veel põnevam päev. Mõtelge vaid, mida me homme süüa võime. Üllatage. Ma tahan see saia juurde osta. Tahad, sa lämbud selle kätte ära, mul on siuke tunne. Palun joo vettu, mis joo. Vot, siuke loog oli täna teile ja ega siin muud polegi. Tšau veel kord. Taaskord. No sina oled juba kaadrist väljas. Mina jätkan oma ette. See on minu saade ja minu lege podcast. Mis see? Kõdi. Ei tohi, mina ei taha. Toit on suust selle pärast. Jah, me oleme ära muidu kohe kiusuma ennast.